Tere tulemast võrgturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Nüüd siis, kui sul olemas kontaktid, et sa neid alati igapäevaselt või ka nädalaselt täiendad, tee endale plaan. Tee endale plaan, mille järgi sa siis tegutsema hakkad. Igal inimesel on see plaan täiesti erinev, kuna mõned inimesed on avatumad. Neile meeldib telefoniga rääkida, mõndadele inimestele meeldib silmast silma kohtuda, teised inimesed soovivad kokku saada, ütleme, et kutsuvad inimese, võtavad kedagi oma ülaliinist, ehk siis nad soovivad rohkem tuge. See oleneb täiesti inimesest endast ja tänu sellele on see plaan erinev. Täpselt samamoodi, kuidas inimene võtab ühendust, palju teeb kõnesid, palju kohtumisi. Järgi plaani, see, mis sa enda jaoks kirja paned, ja vaata, milline, täiusta seda plaani kogu aeg, vaata, milline plaan või siis milline sinu jaoks kõige paremini sobib. Alati arenda plaani sõltuvus sellest, kuidas sul nagu minema läheb. Kui sa ainult sõrmed listis loodad, et töötaks nüüd ükskord see plaan, ma olen seda juba 2 kuud kasutanud, siis sellest ei ole mingit kasu. Tähtis on see, et sa vaatad kogu aeg, kuidas üks või asi inimestele, kuidas see sinu kontekstis töötab. Uuri ja kogu aeg täienda oma plaani, täiusta, muuda, parenda seda. Lihvi enda oskusi ja pane see kirja. Kindel on see, et kui sa paned plaani kirja, siis ära mine kunagi äärmustesse, ära tee seda nii-öelda liiga üle oma võimete, ehk et ära pane, et ma teen 50 telefonikõne päevas või et ma kohtun vähemalt 5 inimesega iga päevas, tee nii, et see plaan oleks sulle esialgu selline, et sa nagunii täidad selle plaani, olgu siis kas või ütleme, et 4-5 kõne päevas või 2 kohtumist nädalas või midagi sellist, mida sa kindlasti teed. Et see ei oleks sulle nii-öelda rutiiniks, samas, et sa teeks seda mõnuga, rõõmuga ja et see sulle meeldiks. Tähtis on see, et sa lood inimestes usalduse. Sa ehitad usku sellesse ärisse, endasse, sest et nagu sa valetad, siis see usk sellesse ärisse kaob ja ka teised näevad seda. Kui sa teed seda, siis tee seda innustusega. Tee seda mõnuga ja sellega, selle mõttega, et see äri tegelikult tulevikus pikas perspektiivis parendab ju sinu elu. Seda näevad ka teised inimesed. Nagu sa teed seda innuga, siis kõike seda näevad ka teised inimesed, et vau, see on tõesti lahe, millega ta tegeleb. Üks asi, mis on väga oluline, on kindlasti ka see, et õpeta inimesi ainult siis, kui nad on nõus sind kuulama. Mitte siis, kui nad hakkavad vastu vaidlema, vinguma, virisema, kui nad tahavad sulle oma arvamust peale sundida, sul ei ole selleks aega. Kui inimene tahab, viigu ennast kurssi, sa võid talle sellest rääkida. Kui ta ei taha seda, selge, tegele järgmise inimesega. Küsi inimese käest, et kas see inimene on, keda sa õpetad, kellele sa tahad edasi anda oma teadmise. Küsi, et kas ta on nõus vähemalt 2 tundi tööd igapäevaselt tegema selle jaoks ja püsivalt, näiteks aasta järjest. Kui need tingus on täidetud, siis ütled, fine, õpetan sind, ma räägin sulle, kuidas see käib. Kindlasti ei ole mõtet nagu olla õnnemängija ja mõelda, et loodame, et nüüd läheb või loodame, et minu alaliin teeb minu eest töö ära. Tuletan korra veel meelde, et fokusseeri ennast sellele ärile, kui sa sellega tegeled, olgu siis selleks tund või 2 või 3 päevas. Meil on elu ees, tekivad raskused ikka ja saame nendest üle, et ära ole ainult natukene huvitunud, nädal, 2-3. Ole huvitunud ja tegutse sellega vähemalt aasta-2 järjest, sest ennem seda, vähestel on see, et ennem seda on suur edu. Sa saad kindlasti sissetuleku, aga see on selge, et sa ei teeni miljoneid kohe üleöö. Kindlasti usu sellesse, millega sa tegeled ja see hakkab tööle. Ära lase ennast häirida või siis ära lase häirida selle infol, mis tuleb siis teistelt inimestelt, kes väidavad täiesti vastupidist, et see ei tööta või et
kuulujuttudega kuulnud, et nii räägitakse või et oh, mul on üks sõber, kes oli ka seal äris ja talle see ei töötanud või tal ei läinud hästi. Siis enamasti põhinevad need jutud kõik kuulujuttudel, neil pole faktilist tausta. Aga sa võid alati küsida, et kui on näiteks mingi konkreetne näide, et tema oli ka, ütleme, selles äris ja ta ei läinud hästi, siis aga tuleb küsida, et aga miks ta ei läinud hästi? Milline oli see meeskond, mida ta ise selle jaoks tegi, et see äri nagu hakkaks minema. Võib-olla oli asi hoopis temas, võib-olla ta oli laiskuvorst või õnnemängija. Et kõigile ei peagi see äri sobima ja kõik ei peagi olema või saavutama edu. Aga see oleneb ju tegelikult ainult sinust endast ja sinu meeskonnast, kui väga te seda tahate, kui suured on teie unistused, et te tahaksite nendeni jõuda. Jäta siis endale meelde, et ükski äärmuslik plaani juures ei ole mõistlik. Võta enda jaoks plaan, mida sa suudad täita, täienda, arenda oma plaani, arenda sellega kogu aeg iseennast ja mine tasapisi samm-sammult edasi ja kõik hakkab kenasti tööle. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda tervel maailmal. Aitäh!